Tervitus kõigile! Oleme siis Karksi nuias Eesti meistrivõistluse teine etapp ja me alustame sellise uue projektiga. Nüüdsest siis teeme Eestikatel, jäädvustame üles terve videopildi, kutsume seda siis kas vlogiks või milleks iganes. Proovime uue asja käima saada, vaatame esiteks, kuidas teile meeldib see, hoidke kindlasti silma peal. Aga täna oleme tulnud nuia, ees on Red Plate nagu näha, väga maasikas. Tsikkel on saanud uue välimuse tänu Nonsense disainile, korralik reispuska olemas siin ja tuleb kindlasti ülipõnev päev, nii et püsige lainel. Valid on end tasted, võiks öelda, et must šaakal oli omamoodi šaakal rajal, ütleme nii. Et ei, väga pull oli. Viimasel ajal mul need kvalisessioonid nagu on väga sellised nauditavad, et ei proovi üle ja leian täpselt sellise paraja rütmi ja täna oli ülilahe, et rada oli, võttis isegi üllatuslikult kaua aega, et harjuda, et hüpped olid natuke naljakad, et viskasid jube alt üles, põhimõtteliselt neid tipunukkasid me ei puutunudki ja vahepeal läks päris pikaks hüpped, aga ei, kiirust oli omamoodi rajal, kurvisektsioonid mulle meeldisid, kivid juba tulid välja, Karksi nuial omapärane, et teeme võib-olla mõned muudatused tsiklil ja oleme valmis esimeseks sõiduks, et praegu olime siis esimesed 0,7 sekundiga ja nagu öeldakse, siis alustasime päeva hea noodiga. Vahepeal on siis nädalavahetused meil päris palju prosse toimunud, et peale Kiviõli Eestikat siis oli meil Saku liivakunn, seal õnnestus teine koht saavutada 2 sõiduvõitu, aga viimases panin külje maha ja kahjuks sinna see tiitel läks. Siis me võtsime suunad ilusti Saksa poole, Mölni, seal oli Adaki teine etapp. Too nädalavahetus tegelikult läks päris hästi, et olin laupäeval 6. oma sõidus ja pühapäeval seal 10-11, kokku olin 8. Et päris nii head tunnet nagu esimesel etapil Adakil võib-olla seal ei olnud. Et rada oli vähe kõvema põhjaga, tegelikult rada oli päris trikki üleüldiselt. Aga sellegi eest normaalsed punktid taskus, võtsime suuna jällegi tagasi siia poole. Ja eelmine nädalavahetus toimus ju meil Soome meistrivõistluste avaetapp Tamperes, et Tampere on alati ülilahe rada olnud, et ma tahtsin selle võistluse kaasa teha just nagu Soome Yamaha heaks natukene ja samuti siis hea trenni mõttes, et Tampere on suurte hüpetega liivarada ja mul alati on meeldinud seal väga sõita ja ütleme, see rajaprofiil on midagi erilist, et meil ei ole Euroopas siin väga palju selliseid liivaradu, kus on ikkagi mega suured hüpped ja seal õnnestus suht turvaliselt siis kõik 3 sõitu võita ja hea trenn saada, et nüüd oleme natuke valmistunud ka nii-öelda, ega see ei ole saladus, et meil on G-Kumsi plaan minna, eks ole, et oleme G-Kumsiks natuke valmistunud ja teinud trenni, proovinud tsiklit seadistada ja üldplaanis selline meie see ajavahemik on olnud peale Kiviõli. Kindlasti vaatasid Ama esimest etappi ka, et kas sealt on ka mingid mõtteid? See oli väga äge, et eks alati Ama vaadates on selline tunne, nagu tahaks ise ka seal võistelda, nii et eelmine aasta sai võisteldud, aga ütleme nii, et eesmärk on ju tegelikult ideaalis sinna tagasi saada, aga praegu keskendume ikkagi sõidule ja vaatame, kuhu tee viib. Aga mega äge oli näha Jeti ja Tomaki battle'it seal teine sõita, et see üli hea võrdlus, kuidas näha, kuidas erinevad sõidustiilid tegelikult töötavad ja kellele mis nagu siis parim on. Et kuidas Jet valis seal mingit tsooni, kuidas Tomak tuli järge, et see oli minu arust üks põnevamaid sõite. Ja võib-olla ise ka nüüd rohkem 4,5 meesid, siis nagu jälgid seda kuninglikku klassi ka nii-öelda rohkem, et siis nagu nii jälgid kõik MM-i, aga nüüd nagu eriti veel, et jube hea lihtsalt nagu selliseid omale näpunäiteid taskusse ka panna sõidust, on ju. Karksi nuiast, pikalt Eestikate kalendris on, kas siit on mingeid mälestusi helgemaid ette? Põhiliselt ainult head tegelikult, et alati on siin hästi läinud
ja 2019 äkki ma võitsin MX2 etapivõidu siin niimoodi, et too aasta ma sõitsin tegelikult Võrri ja tegin ainult Estikat 2,5-ga ja meil oli siin Priit Rätsepaga ülihea andmine, et õnnestus kohe esimene MX2 etapp kohe karjääris võita nagu. Ja 2020 olime oma käe peal siin samuti 1-2 sõitudega olin siis etapivõidu sain ja mis meil veel siin, 21 aasta käisime ka veel, siis ma sõitsin 2,5-ga 4,5 klassis ja ma olin äkki 4. kokku, et teine sõit olin teine, et see oli ka nagu äge andmine. Tundub, et täna on rada ilusti niisutatud praegu, hüppenukid on püsti lükatud ja noh, eks ta kiire ikka on ilmselgelt, aga lahe, et rada on teistpidi käima pandud, midagi uut jällegi ja kindlasti tuleb üliäge andmine täna. Língua, linguado, linguiça, e que preguiça, boca precisa justiça. Meus pais na Suíça, de novo a nova língua. Je ne sais pas, je suis Sophie, un, deux, trois. Nein, danke, ja, bitte, aber kannst du come with me? Esimene sõit purgis ja päris stressirohke värk kogu see pakett tegelikult, ma ütlen ausalt, et prooviringil juba oli probleeme mootorrattaga. Ma ei tea, kuidagimoodi tuli lenks täiesti lahti põhimõtteliselt. Õnneks ootati puu taga ära, saime kinni panna. Siis starti läinud kõige paremini. Me tegime ühe muudatuse siduris peale sõitu ja kuidagi võõras oli sidur. Ja tegin küll sõidu alguses head teravad möödumised, sain liidriks, aga tundsin ka algusest, et käsi ei ole päris see, et hakkab täis minema. Sidur oli ka sõrme all nagu hoopis nagu raskem või keerulisem ja poole sõidu hakkas tegelikult väga raske juba käega. Aga proovisin nagu oma sellest turvalisest tsoonis lõpuni minna, et väga lihtne oli rajal suurt apsu teha, sest hüpetasin just kikkareid hästi palju täis ja kive lahtiseid, et proovisin mõistusega lõpuni tulla ja et päris täpselt ei teadnud, kui lähedal pitsants ka on lõpus, aga viimane ring siis suutis suht terava mineku teha ja ka must möödumise leida. Et mul oli väike variant veel viimane kurv tagant läbi sisse tõmmata, aga no käsi ei pidanud üldse, et proovisin üle lõpujoone saada, aga eks ta kripeldub kõvasti, väga kõvasti. Terve sõit sai ju tööd ära tehtud, aga noh, kasutame seda järgmise sõidu võidujanuks nii-öelda, et kõik tipp-topp.
teine sõit tehtud Nuia Estikatel ja tulemuseks siis 4. koht, et ütleme, ei olnud ideaalne, et sõitu jäi korralikult arenguruumi. Sain palju parema stardi kui esimene sõit, suutsin, teine isegi ja suutsin kohe liidrikoha enda kätte võtta. Sõidu algus oli üpriski okei, et proovisin eri liine ja asju, aga tundsin kohe, et tegelikult ei ole päris sina peal rajaga ja käed hakkasid suht alguses juba jämedaks minema. Et sama probleem, mis esimene sõit tegelikult, et käed läksid täis ja juhitavus kadus ära ja siin kiirel Nuia rajal, kus on päris palju kive ka ja peab tähelepanelik olema, siis proovisin mõistusega sõita ikkagi. Et tagant, ma ei tea, kaua ma seda pitsant siis taga hoidsin, võib-olla natuke alla poole sõidu. Proovisin nii palju hoida oma kohta kui võimalik, aga siis sai lätlane pitsants mööda. Mõtlesin, et proovin natuke õppida oma liine, kus ma kaotasin ajaliselt aga juba oli Kepa ka kuklas. Kepa sai ka mööda ja siis sain mõnda aega 3. koha peal sõita, kuni lõpuks siis Pumpurs Läti poiss tuli ka mööda. Et ma oma peas nagu arvutusi natuke tegin, teadsin, et Pumpursist on vaja mööda saada, et poodiumile saaks, aga ütleme nii, et ma andsin oma parima veel siin sõidu lõpus, aga jäi väheks, et jõudsin väga-väga lähedale lõpus uuesti. Aga kinnise jääga oli üpriski raske seda vahet tagasi teha ja leida see möödumiskoht. Aga ei suures plaanis selles suhtes, suurt pilti vaadates, elus terve, kõik läks hästi. Natuke paar kübalalt meistrivõistluste arvestus andsin punkte ära, aga liidri kohta ikka endale, et see selleks. Me keskendume praegu krossi haaval ja äge krossi sai ikka purki, et pole ka siuksel rajal päris sõitnud jällegi 4,5 Yamahaga, et see käsiläis läheb võib-olla normaalne, võib-olla saame tsikliseadistusega natuke areneda, kindlasti saame areneda, aga üldpildis kõik hästi, liigume edasi, teeme trenni ja uuel nädalavahetusel on juba ju G-Kumpsi MM, et sealt saab ka kindlasti palju kogemust edaspidiseks ja tänud kõigile kaaselajatele, fännide raja ääres, toetajatele, perekonnale, lähedastele, nii et vlog number 1 purgis, let's go!